Tere, härra Riisalu. Kui teile tulevad kauged külalised, mida te neile süüa pakute? No ma arvan, et Eestis on selles mõttes täiesti hea trump, mis ei peta mitte kunagi. Õnneks on peaaegu, et nüüd ka aasta ringi saada. Seapraad, hapokapsas, verivorstid, valge viin, suitsuangerjas ja ütleme siis niimoodi, et kui sa selle verivorsti veel lahti ka seletad, siis võid kindel olla, et külalised palju ei söö. Kui sotsiaaldemokraadid peaksid valimised võitma ja moodustama Keskerakonnaga koos valitsuse, siis mina põgenen Eestist müües oma vara kiirmüügis ja naeran, et mul on paat kurkses ja lähen öösel nagu 44. aastal. Ma saan kojamehena ka hakkama. New Yorgis tänavat pühkida võib-olla ongi kift. Mõtle, kui palju tarku ja toredaid inimesi käib mööda. Kindlasti. Maarja 30-aastane Tallinnast kirjutab. Aivar, sa oled tuntud naistemees. Räägi, mis on sinu salarelvad? Teiseks, kas sa oled lõpuks oma kodutunde leidnud? Jah, ma kurvastusega teatan kõikidele tütarlastele, et tuntud naistemees. Ma olen oma kodutunde leidnud, jah. Ja ütleme siis niimoodi, et mõni lihtsalt ei leia kohe. Minul läks lihtsalt aega, aga iga ühe jaoks on kuskil keegi ja ma pidin pika tee läbi käima. Olen kolinud metsa elama, kasvatan loomi, tegelen hobipõllundusega ja ütleme nii, et ma arvan küll jah, et mul on läinud selles osas hästi. Soovis Maarja teie käest ka ikkagi mõnda nippi, salarelva. Mida te talle välja pakute? Põleda tuleb, kui sa ise põled, siis sinu ümber inimesed saavad sellest tulest sooja, saavad sellest tulest põletatud, aga igal juhul selle sooja peale nad näevad, et sa oled olemas. Ja kui sa oled juba olemas ja põled, siis selle tulepaistel soendama pääsemine ei ole väga keeruline. Ehk ütlen ausalt ja otse, et magavale kassile hiir suhu ei jookse. Läksin ükskord psühholoogi juurde, kuna ma olin suhte kolmnurgas ja ei saanud aru, kuidas edasi elada. Ja siis psühholoog sai mult abi. Ehk kui siis tuttavad küsisid, no kuidas sul läks siis, et käisid psühholoogi juures. Ma ütlesin, et hästi läks, psühholoog sai abi. Ja pärast juba aega tänas mind isiklikult, sest tema isiklikud suhtepuntrad said kõik korda, ma aitasin teda täiega. Mulle jäi teie jutust kõrvu Neiu, kes oli Nõia saatest ja kes andis teile head nõu. Mis hea nõu see oli ja kuidas tal selles Nõia saates üldse läks? Tegemist oli väga huvitava inimesega ja ütleme, et tema need erilised võimed olid kindlasti üks põhjus, miks ma ei julgenud minna kaugemale kui sobilik. Selge. Kui võtta nüüd kolmeraudset üleüldiselt, et Mihkel Raud on seal saanud selle osa täita, et kus tema peab teisi inimesi küsitlema, aga kui teha nüüd selline saade, ka võib-olla siis sama formaat, aga kes peaks küsitlema Mihkel Rauda? Mina? Sama vääriselt, teie? Mina, muidugi. Miku poiss, tule siia. Ma esitan sulle selliseid küsimusi, et sul hakkavad juuksed kasvama muuses. Oi jummel.